Enne kui asuda järjekordsete näidisülesannete lahendamise juurde, siis peaksime meelde tuletama põhikoolis 9. klassis räägitud mõisted, jada- ja rööpühendus ja nendega seonduvad seaduspärasused. Loodetavasti meenub teile, et jadaahela saamiseks tuleb iga järgmise juhi tinglik algus ühendada eelmise juhi lõpuga ja nii moodustab ahel, kus siis ei esine hargnemisi. Ja selle ahela omaduseks on siis see, et sellesse ahelasse ühendatud tarbijaid ei ole võimalik ühekaupa sisse ega välja lülitada, vaid nad siis kas töötavad kõik või ei tööta ükski. Rööpühenduse puhul ühendatakse omavahel kokku tinglikud tarbijate algused ja tarbijate lõpud ja nii saab siis elektrivool samaaegselt kulgeda mitmes erinevas harus ehk toimub elektrivoolu hargnemine. Ja rööpahela tunneme ära siis sellest, et rööpahelasse kuuluvaid tarbijaid on võimalik ühekaupa sisse ja välja lülitada. Me teame, eks ole seda, et iga tarbijat saab kirjeldada läbi 3 suuruse. Need on siis takistus, mis on siis seotud konkreetse tarbija omadustega, aga ka pinge ja voolutugevus, mis siis sellele tarbijale rakendatud on või mis seda tarbijat läbib. Ja kui nüüd analüüsida, et mis siis ühes või teises ahelas toimub, siis on üsna lihtne märgata, et kuna jadaahelas ei ole hargnemisi, siis peavad kõikides ahelas olevatest tarbijatest minema läbi kõik ahelas liikuvad laengud, ehk siis teiste sõnadega voolutugevus jadaahelas on ühesugune. Ja rööpahela puhul täheldame siis seda, et tarbijate algused ja lõpud on ühendatud samade punktide vahele, millest siis omakorda tuleneb, et pinge kõikidel tarbijatel on ühesugune. Ja kui nüüd võtta appi meile tuttav Ohmi seadus, I on võrdne U jagatud R-iga, ja seda Ohmi seadust saab tegelikult siis rakendada nii iga üksiku tarbija kui terve ahela või ka ahela mõne osa jaoks, siis me saame näidata, et jadaahelas pinged ja takistused liituvad, rööpahelas liituvad voolutugevused, aga takistuste pöördväärtused, ma säästan teid nende valemite tuletamisest, mis siis omakorda tähendab seda, et jadaahela puhul, mida rohkem tarbijaid on ahelas, seda suurem on ahela takistus ja rööpahela puhul vastupidi, mida rohkem on tarbijaid ahelas, seda väiksem on ahela takistus. Seda takistuse suurenemist või vähenemist on üsna lihtne seletada, kui me tuletame meelde siis selle, millest takistus sõltus.
Ehk siis kui, eks ole, tarbija muutub pikemaks, siis takistus muutub suuremaks. Kui tarbija muutub jämedamaks, aga piltlikult öeldes iga rööbiti ühendatud tarbijaga toru jämeneb, siis takistus muutub väiksemaks. Ja olgu veel kord öeldud, et ehk siis see takistuste puhul antakse rööpühenduse korral seos läbi pöördväärtuste, aga kui meil on tarvis leida takistust ennast, siis tuleb pöördväärtusest veel kord pöördväärtus võtta. Ja lahendamegi siis nüüd 2 ülesannet, ühe jada ja teise rööpahela kohta. Ja ühtlasi sõlmime siis ka sellise kokkuleppe, et tegeleme teiega ainult siis nii-öelda puhaste ahelatega, ehk siis selliste ahelatega, kus siis tarbijad on ainult jada või rööpühenduses ja piirdume selliste ahelatega, kus on maksimaalselt 2 või 3 tarbijat. Aga nüüd siis näidisülesanne G. Jada-ahela moodustavad tarbijad, mille takistused on vastavalt 100, 125 ja 150 oomi. Asja piltlikustamiseks ma teen ka joonise. Kujutan siis sellel skeemil 3 jadamisi ühendatud tarbijat. Ja kirjutan siis iga tarbija juurde ka need 3 suurust, mis siis temaga seotud on. Ehk siis esimese tarbija takistus, voolutugevus esimeses tarbijas, pinge esimesel tarbijal, teise tarbija takistus, voolutugevus teises tarbijas, pinge teisel tarbijal ja sama siis kolmanda tarbija kohta. Ja eks ole, ahel algab siit esimese tarbija algusest ja lõpeb viimase tarbija lõpus, ehk siis me võime seda kolmikut siin vaadata ka siis ühe uue tervikuna, ehk siis just nimelt jada ahelana, mida siis kirjeldavad I, U ja R, aga nüüd siis juba ilma indeksiteta, ehk siis kui I, U ja R juures on mingisugune indeks, siis kirjeldab ta vastavalt selle indeksiga märgitud tarbijat. Kui aga indeksit ei ole, siis kirjeldab vastav suurus ahelat kui tervikut. Ja paneme siis kirja, millised nendest I-dest, U-dest ja R-dest meil siis teada on. Meil on öeldud, et tarbijate takistused on 100, 125 ja 150 oomi. Ehk siis olgu R1 100 oomi, R2 125 oomi ja R3 150 oomi. Pinge 125 oomise, ehk siis me tähistasime R1-ga otstel on 100 volti. Nii et esimese tarbija pinge on 100 volt. Vabandust, 125. Teise tarbija otstel on pinge 100 volti. Ja nüüd tuleb leida voolutugevus ahelas, pinged ülejäänud juhtide otstel, pinge vooluallika klemmidel ja jadaahela kogu takistus. Ma märgin siin
joonisel ära need suurused, mis mul teada on. Ja neid, mida mul siis teada ei ole, neid ma siis suure tõenäosusega pean hakkama otsima. Voolutugevus ahelas, ehk siis ahelas kui tervikus, I, on küsitud. Pinged ülejäänud juhtide otstel, ehk siis U1 ja U3. Pinge vooluallika klemmidel. Aga eks ole, vooluallikas ühendatakse ju niimoodi, et vooluallika üks poolus ühendatakse ahel algusega ja teise lõpuga. Järelikult meie käest küsitakse siis pinget ahela otstel U ja ahela kogu takistust ehk siis R ilma indeksita. Õnneks on kõik andmed sellised, et neid teisendada vaja ei ole, sest et oomid ja voldid on põhiühikud, mis siis tähendab ka seda, et ka kõik ülejäänud vastused tulevad meil põhiühikutes, ehk siis voolutugevus amprites, pinged voltides ja takistused oomides. Ja nüüd saame siis kirja panna valemid, mis konkreetse ülesande lahendamisega seotud on. Kuna meil on, eks ole, 3 tarbijast koosnev jadaahel, siis me saame kirja panna siia need 3 jadaühenduse reeglit, millest esimene ütleb siis, et voolutugevus ahelas on igal pool ühesugune. Teine, et pinged ahela otstel liidetakse ja 3, et ahela takistus on võrdne ahelat moodustavate tarbijate takistuste summaga. Aga lisaks neile 3 tõepoolest koos kehtivale seosele saame me kirja panna veel 4 erinevat Ohmi seadust. Miks siis 4? Aga sellepärast, et me saame panna kirja Ohmi seadused iga üksiku tarbija jaoks ja ka ahela kui terviku jaoks. Nii et need 4 Ohmi seadust erinevad siis üksteisest selle poolest, et nendes kõigis on erinevad i-d, u-d ja r-id. Ja neid i-sid, u-sid ja r-sid omavahel vahetusse lasta ei tohi. Olukorrast parema ülevaate saamiseks ma märgin ka valemites, samamoodi nagu ma siin skeemil märkisin ära need suurused, mis mul teada on. Ehk mul on teada 3 tarbija takistused ja teise tarbija pinge. Ja loomulikult sinna, kuhu ma siis ringi teha ei saa, neid suurusi ma siis ka parasjagu ei tea. Kui me nüüd vaatame peale nendele valemitele siin, siis meile vaatavad vastu 2 valemit, mida ma kohe ilma
midagi avaldamata kasutada saan. Ehk see on siis takistuste liitmise valem ja Ohmi seadus teise tarbija kohta, sest et, eks ole, siin ma tean 4 suurusest 3 ja siin ma tean 3 suurusest 2. Ma kasutangi neid valemeid ja arvutan siis välja ahelatakistuse R 100 pluss 125 pluss 150 teeb kokku 375 ohmi. Ja seda R-i meie käest küsiti, nii et vastus ühele ülesandes esitatud küsimusele on olemas. Ja siin pean ma siis, eks ole, jagama 125 100 ja 125, 100 jagatud 125-ga ja saan tulemuseks 0,8 amprit. Aga kui ma nüüd vaatan, et mis küsiti, siis I2 otseselt ei küsitud. Aga I2 ma sain ju teada, nii nagu ma sain teada ka selle R-i siin. Ja nüüd saan ma ju kasutada seda esimest seost, mis ütleb, et kui I2 on 0,8 amprit, siis ka kõigis ülejäänutes, ehk sealhulgas ka ahelas kui tervikus, on voolutugevus 0,8 amprit. Nüüd ma jätkan seda ringitamist. See ei ole küll hädavajalik ringitada, aga see ringitamine aitab siis mul omada paremat ülevaadet, et mis mul nendest paljudest suurustest siin juba teada on ja mida minu käest küsitakse. Eks ole, liikuda siis nüüd mööda neid valemeid edasi, siis eks ole, seda pingevalemit me kasutada ei saa, sest meil on siin liiga palju tundmatuid suurusi. Küll aga saame me kasutada 3 Ohmi seadust, sest kõigis nendes on meil ju 3 suurusest 2 teada. Ja kui ma tean siis voolutugevust ja takistust, siis pinge on ju voolutugevuse ja takistuse korrutis. Nii et, eks ole, U1 on I1 korda R1, U2 on I2 korda R2, U2 ja U3, I3 korda R3 ja U on I korda R. Eks, ja korrutame. 0,8 korda 100 annab vastuseks 80 volti. 0,8 korda 150
0,8 korda 150 annab vastuseks 120 volti ja eks ole 0,8 korda 375 annab vastuseks 300 volti. Ja kõiki neid 3 uud meie käest ka küsiti. Eks kui me oleme U1 välja arvutanud, saame teha U1 ümberringi. Kui me oleme U3 välja arvutanud, saame me teha U3 ümberringi ja tegelikult näete, nüüd kus meil on U1 ja U3 välja arvutatud, oleks meil selle viimase otsitava suuruse ehk U leidmiseks võimalik kasutada mitte siis ka seda ainult seda Ohmi seaduse valemit, vaid ka seda pingete liitmise valemit, ehk siis liites kokku 80, 100 ja 120 saaksime me täpselt sama tulemuse, ehk siis selle, et see pinge on ahela otstel 300 volti. Ja kõik küsimused on saanud vastused ja see ülesanne on siis saanud lahenduse.